Tere! Täna tutvustan ma lühidalt teemat magnetid. Mis siis on see magnet? Lihtsalt öeldes on magnet tükike rauda, niklit või koobaltit, millele on omane magnetväli. Kuid miks on selline asi tekkinud? Vanasti arvati, et magnet on tekkinud läbi jumala väe ning et magnetil on hing nagu inimeselgi. Näiteks arvati, et kompassimagnet ei salli küüslaugu haisu ja seepärast oli laevadel küüslaugu söömine keelatud. Huvitaval kombel olevat ka juhtunud, et laev selle keelu eiramisel karile sõitis. Tegelikult töötab magnet niimoodi. Iga magneetiline omadus algab magneti aatomites olevatest elektronidest. Igal elektronil on oma spin ning igas aatomis võtab elektron paarilise, enamasti erineva spinniga elektroni ning nende ühinemisel läheb elektronide spin nulli. Aga magnetites on palju selliseid paare, kus elektronidel on sama spin. Siis tekibki seal magnetväli. Samas on ka tõestatud, et magnetil on kaks poolust. Põhja ja lõunapoolus. Kui panna kõrvuti kaks magnetit, siis näeme, et samanimelised poolused tõukuvad ning erinimelised tõmbuvad. Kuidas aga töötavad magnetid mikrofonides ja kõlarites? Võtame mikrofoni osadeks. Kõige peal on diafragma, mis on ühendatud vasestraatidega, mis omakorda on mähitud ümber elektromagneti. Elektromagnet on ühendatud elektrijuhtmetega. Kui rääkida mikrofoni sisse, hakkab diafragma edasi-tagasi liikuma ning traadid koos elektromagnetiga muundavad selle heli elektriks. See elekter liigub läbi elektrijuhtmete kõlarisse. Kõlar töötab täpselt samamoodi nagu mikrofon, ainult et teistpidi. Elekter muudetakse heliks. Magnetit kasutatakse paljudes igapäevastes esemetes, kuid ka näiteks Ameerika mägede rongide pidurdamiseks. Ärge muretsege, midagi hullu ei juhtu nagu animatsioonis ikka. Nagu varem mainitud, kasutatakse elektromagneteid kõlarites. Püsimagnetid ja elektromagnetid võime leida kõike. Käekottidel, külmkappides, külmkapimagnetitel, ustes, arvutites, kroovikeerajates, mängurongides, pudilävates, klotsides, pesumasinas, tahvlitel, seifides, mallendides, maglevirongides, kraanades, tohutus hulgas esemetes ja seadmetes. Niisiis, teeme kokkuvõtte. Magneetilised metallid on enamasti raud, koobalt ja nikkel, kuna seal toimub samaspinniliste elektronide paariminek. Kuigi pikka aega arvati, et tegemist on elusolendiga. Magnetitel on põhja ja lõunapoolus, millest samanimelised tõukuvad ja erinimelised tõmbuvad. Nagu ka loetletud sai, kasutatakse magneteid väga laialdaselt. Tänan kuulamast!